Elas kord üks mees Varrolandias nimega Martin Suur ja Tark, ehkki selle nime oli ta ise endale välja mõelnud. Martin ei elanud mitte kõrges lossis, vaid veelgi võimsamas paigas, Facebooki kommentaariumis ja raadiosaates, kus ta valitses sõna ja õiguse üle nagu Jumal taevas. Teda kutsuti kõike teadjaks, sest Martin teadis kõike. Igast asjast. Kui ilm läks vihmaseks, ütles Martin, näete, kliimasoojenemist pole olemas. See on kõik vasakliberaalne vandenõu, mida juhib Greta Thunbergi salajane nõiakool. Ja rahvas, vähemalt need 10 inimest tema Telegrami grupis, noogutasid tõsiselt. Kui majandus langes, oli süüdi Brüssel. Kui tõusis, oli see Martin ise, kes selle mõttejõul korda saatis. Ühel päeval ilmus tema juurde vana Tark, kes küsin, aga Martin, kas sa tead, et sul ei pruugi alati õigus olla? Martin vaatas talle otsa nagu inimene, kellele just öeldi, et maasikas ei olegi puuvili. Mul pole õigus. See on ketserlus, käratas ta. Ma olen ju lugenud vandenõuteoreetik David Icke'i ja usun uuhuude ebateadust. Rahvas, kes seni oli vaikselt pealt vaadanud, hakkas kahtlema. Ent Martin tõusis kõrgele kivile ja kuulutas, mina olen tõe ja valguse allikas ja kui te ei nõustu, siis on teiega midagi väga valesti. Te olete globalistid. Ja nii lõppes muinasjutt, sest Jumal või lihtsalt Martin ei suuda kunagi mõista, miks keegi teine ei usu tema imelist, eksimatut ja lõputut tõde.